Halleluuja. Kiitus Jumalale. Jumal on imeline Jumal, amen. Me teenime väelist Jehoovat, kes on olnud taeva ja maa kogu selle täiuse. Ja Piibel ütleb, meie Jumal ei muutu. Amen. Ta on seesama eile, täna, igavesti. Amen. Ja kui keegi kuskil muutuma peame meie selle muutuse tegema. Amen. Halleluja. Nagu me siin ükskord vaatasime ühel usuteemalise jutluse, kus kes oli see Lilja Bioman, kui on keegi kuulnud seda, ta on naisevangelist, oli Jumal kasutas väga tugevalt tervenemisest, tema üks siuke oli, ta avastas, et kui Jumal tuleb midagi küsinud ja see ei tööta, siis teist kord ma samamoodi ei küsi, sest ma hakkan otsima, mis ma valesti olen teinud. Et ma tean, et Jumal ei tee valesti, ju mina pean kuskil valesti midagi tegema. Amen. Aga see ongi see, et üks väga äge asi on hoida Jumala sõnast kinni 10 küünega. Amen. Nii saab, sest see on see, mis Jumal on meile öelnud, on andnud ja see on absoluutne tõde. Amen. Ja mida rohkem me seda praktiseerime, seda rohkem me seda oma elus näeme. Amen. Halleluja. Kiitus Jumalale. Ja mida rohkem me sõnas veedame, seda tõenäoliselt rõõmsamad me oleme, rohkem usus käime. Amen. Ja nagu ma mäletan, Keith Moore ütles ükskord, kui keegi Keith Moore'i on kuulnud, siis on tihtipeale me ütleme, et Jumal räägi minuga, on keegi teine, et Jumal räägi minuga, Jumal ütle mulle midagi, Jumal räägi minuga. Ja temaga käis hästi palju, Jumal räägi minuga, Jumal, miks sa ei räägi minuga, Jumal räägi minuga. Ja siis Jumal ütles, et aga ma olen oma sõnas sulle rääkinud päris palju. Et võta seda kõigepealt, ja kui ma tahan sulle midagi muud öelda, küll ma ütlen sulle. Amen. Ja see on tihtipeale ongi see, et me tahame midagi muud, aga Jumal nüüd juba öelnud. Mõtle, on keegi laul 37, et lugeb, eelmine koosolek vaatasin, see on üks mu lemmikuid laule, mulle meeldib seda lugeda. Ja kui me loeme 37 laulu, siis Jumal on öelnud meile midagi. Ja läbi laulu 37 ta ütleb meile midagi. Amen. No jah, kerge, seda vist ei ole kerge sinna üles panna, aga teil on piiblid olemas, võtke piiblid lahti ja lähme loeme laul 37. Ja ta ütleb, vaata, Jumal hakkab ütlema, ära ärritu kurjadest, ära kadesta neid, kes teevad ülekohut. Piibel ütleb, ära ärrita kurjadest inimestest. Ta ei ütle tegelikult, mõni mõtleb, et maailma inimesed on kurjad, aga mõned kristlased võivad kurjad olla. Ükskõik, kes ta kuri on, Piibel ütleb, ära ärritu neist. Amen. Piibel ütleb, ära ärritu kurjadest, ära kadesta neid, kes teevad mida? Ülekohut, sest need niidetakse peagi nagu hein ja nad närtsevad nagu haljas rohi. Mis juhtub ülekohtuga? Jumal ütleb, et ära ärrita, ära kadesta. Nad võivad tunduda, et vau, nad õitsevad, nad teevad, kõik läheb hästi. Aga Jumal ütleb, et ühel päeval võetakse nad rajalt maha. Vaid ta ütleb meile mida? Looda Jehova peale, tee head, ela oma maal ja pea ustavust. Mida Jumal ütleb? Ta räägib meile looda Jehova peale, tee head, ela oma maal ja pea ustavust. Olgu sul rõõm Jehovat, siis ta annab sinule, mida su süda kutsub. Kui teete, Jumal ütleb, kui sul on rõõm minust, siis ma annan sulle mida? Mida su süda kutsub. Veereta Jehova peale oma tee ja looda tema peale, küll ta toimetab. Kui palju hästi? Kõik hästi, amen. Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse. Mis ta teeb? Tihtipeale me tahame võidleda oma õigustest ise. Ja on inimesi, kes panevad võib-olla meid halva valgusesse, räägivad meist halba, mida iganes. Aga Jumal ütleb, et ära muretse, mina tõstan esile su õiguse. Jumal tõstab esile iga inimese õiguse. Kui ta on õige Jumala ees, kust me teame, et me oleme õiged Jumala ees? Keegi teab? Sest me oleme päästed, me oleme kaetud Jeesuse vere all ja kui meil on mingid süüd, siis on meil vaja teha mida sellega? Meile parandus, tunnistada. Amen. Ja kui me seda teeme, mis Jumal teeb siis? Ta ei vali, et sinule ma annan andeks, sinule ma ei anna andeks, sinuga vaatame. Ta ei tee sihukest asja. Ta ei erista inimesed, ta ütleb, ta puhastab meid kõigest ülekohtust. Amen. Amen. Ja kui palju Jumal andeks annab? Kõik. Ja kui tihti ta andeks annab?
ta on juba andeks andnud, aga kui me eksime praegu ja me läheme tema ette, nagu Peetrus küsis Jeesuse käest, kui mu vend mu vastu eksib 7 korda, kas sellest piisab? Ta ei öelnud, kui mina venna vastu eksin. Ta ütleb, kui vend minu vastu eksib. Mitu korda ma pean talle andeks andma? Kas 7 korrast piisab? Ei, vaid ta ütleb 7 korda 70, 7 korda 70 korda. Ja päevas on see. Ja üks huvitav asi läbi piibli, mida sa näed, kõige suurem, inimesed mõtlevad, kui me räägime pattude hulgast või õelusest või kurjusest, siis andestamatus on tegelikult kõige suurem. Tegelikult suurem allakäik, mis Kristusel võib üldse olla. Ja näiteks, nagu ma rääkisin siin, see John Bevere teab keegi, jutlustajad on kuulnud. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud, olete raamatut, luged, me oleme ka siin müünud, mõni veel on alles, vist üks hüüdjääl on alles. Aga tal oli üks hea raamat nagu Saatana sööt. On niisugune raamat. Ja seal ta toob esile väga huvitava asja, kui üks inimene põgenes siis Jumala tahte eest ja ta jäi haigeks ja praktiliselt vist suri ära või oli põhimõtteliselt. Ja ta nägi nägemuse või ta nägi põrgut siis. Ja ta ütles, et keda ta seal nägi oma naise ema põrgus. Ja ta oli üllatunud. Mis tema siin teeb? Ta on ju kristlane, ta käis ju koguduses, ta oli ju päästetud. Ja ta küsis Jeesuse käest, mis ta siin teeb, mis ta on? Ja ta ütles, et andestamatuse pärast on ta siin praegu. Ja see on niisugune huvitav, mina ei näinud seda nägemust. Ma lihtsalt räägin, mis seal raamatus oli. Me ei tea. Aga kui me vaatame piiblisse väga huvitavat asja, on see, et kui palju on Jeesus meil andeks andnud? Kõik. See on praktiliselt võlg, mida me ei suuda kunagi tasuda. Oled sa lugenud seda, kui Jeesus räägib sellest loo, sellest sulasest, kus sulane tuleb ta juurde, kuninga juurde, ütleb, et sul on 10 000 talenti kulda võlgu, maksa ära. Ja tänapäeva vääringus on see 4,5 miljardit võib-olla kuskil. Mis arvad, kui kaua me seda maksaksime? Mitte oma eluaja jooksul. Järelikult see on praktiliselt nii suur. Ja mida kuningas tegi? Kinkis selle võla, ütles, et okei, ma annan sulle andeks selle. Nüüd see sama sulane läks välja ja leidis kelle. Ta ei leidnud enda töölise või enda alama, vaid ta leidis kaassulase, sama võrdse nagu tema, kes oli talle võlgu, ma ei palju, 4000 eurot. Vist 100 talenti või palju, ei, mitte 100, 100 teenarit, umbes $4000. See on siis, ei ole aasta palkagi. Ja mida ta tegi? Ta võttis, ta mõnitas, ta sõimas, ta võttis ta pere kinni ja ta hävitas selle sulase praktiliselt ära. Mis siis juhtus? Siis teised sulased nägid, mida see üks sulane tegi ja nad läksid kuhu? Läksid kuninga juurde, et kuule, kuningas, see sulane tegi seda. Mis kuningas tegi? Ta võttis selle sama sulase, kutsus enda juurde. Mina andsin sulle andeks praktiliselt midagi, mida see oleks 10 elu jooksul suutnud maksta. Miks sina ei andnud? Sa oleks pidanud andeks andma. Aga kuna sa ei andnud, siis see kogu see võlg tuleb su kukile tagasi. Ja ta võeti kinni. Ja see näitab teatud kirjakohti piiblis meile, kui tähtis on andestamine või käia armastuses. Ja Kenneth Hagin räägib väga hästi ühe jutluse, kus ta ütleb üks kõige vägevamaid või kõige tähtsamaid jutusid, mida üldse kuulata, on küll inglise keeles, ja ta räägib, et miks palju ta usk ei tööta, miks tööta, on see, et ei ole armastust. Meil kõigile meeldib Mattuse või Markuse evangeelium 11, 22, 23, 24, kui sa ütled sellele mäele, tõuse paigast, lange märja, ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usud, et see, mis sa ütled, sünnib sisse, saab sulle, mis sa ütled.
Aga kui te seisate ja palvetate, mis ta siis ütleb? Andke andeks, kui teile midagi kellegi vastu. Miks? Et taevane isa saaks teile andeks anda. Aga järgmine salm on päris karm, mis ta ütleb. Aga kui ta andeks ei anna ka isa. Ja see on üks asi, mitte sellepärast, me ei ütle, et need asjad, mis on õigesti tehtud või midagi niisugust, aga me kohustus on andeks. Mõtle, mis me Jeesusele tegime, mida nemad Jeesusele tegid ja tegi otsuse andeks anda. Ja ta otsustas meile andeks anda. Kusjuures küsimus on see, keegi küsis, et mida mina väärt olen. Keegi tahab teada, mis mina väärt olen. Mina isiklikult iseenesest olen väärt põrgut. See on see, mida ma väärt olen. Iga inimene on väärt põrgut. Aga kas ma lähen põrgusse? Ei lähe. Ma lähen taevasse. Miks? Jumala arm, Jumala pääste, Jeesuse veri. Amen. Ma saan midagi, mida ma ei ole väärt. Amen. Ja Jeesus tegi mind ja siin meid kõiki väärt. Ja see on üks väike salm, kui palju juttu tuleb. Sest ta ütleb, et ta toob esile su õiguse nagu valguse, su õigluse nagu lõuna selguse. Ole vaid Jehova ees ja oota teda. Ära ärritus sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi. Vaata, tihtipeale, mina oma elus olen kogenud ja olen olnud firma, tööliste juhti asju ja vahepeal tekib kadedus, tahab tekkida. Sest ma tean tõde, aga ma ei saa seda kuidagi tõestada. Ja siis keegi läheb ja räägib valet kõigile. Ja kõik usuvad seda valet ja ütlevad, vau, ja ta suudab nii ilusti rääkida. Nii et kõik vaatavad ja silmad on punnis ja vau, küll sa oled tubli ja tema ja siis mina olen see nagu mustlammas ja tead, kõige hullem on see, et sa ei saa isegi midagi teha, aga sul ei ole isegi tõestust selle vastu. Sa tead, mis on tõde, sa tead, et see kõik on vale. Aga Jumal ütleb, ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub. Ega mees, kes teeb kaaluse, ütleb ära ärritu. Ära pane tähele. Miks? Sest Jumal on see, kes paneb meid varem või hiljem seisma. Jumal on see, kes tõstab meid üles varem või hiljem. Kes teab kogu tõde? Jumal teab kogu tõde. Amen. Jumal teab kogu tõde. Jumal teab kõike. Ja varem või hiljem kõik tuleb avalikuks. Piibel ütleb, et parem kui selles ajastus, aga väga palju tuleb siis, kui me Jumala ette läheme. Aga me ei tohi ära unustada, et me oleme juba praegu igavikulised inimesed. Me elame juba praegu igavesti. Amen. Hoidu meelepärast ja hülga viha, ära ärritu, sellest tuleb vaid paha. Sest kurjad hävitatakse, aga kes Jehovat ootavad, need pärivad mille? Maa. Mis juhtub kurjade inimestega? Hävitatakse. Amen. Varem või hiljem. Ja see ongi see, et kiitus Jumal, ma tänan sind. Jumal, ma olen eksinud, ma olen teinud valesti, ma olen meelt parandanud. Ma tänan privileegist edasi minna. Ma tänan privileegist, lähme edasi, võitleme edasi. Jumal, sa oled ustav. Kui sa tõid Taaveti välja sealt, sa tõid kõik nad välja, igas Joosepi tõid välja, kus iganes. Siis mis see väike asi mina olen? Pole probleemi. Tood mind välja. Paned meid seisma. Ta paneb meid kõiki seisma. Me peame valvama ainult, et me ei ole need kurjad. Amen. Me peame valvama, on asju, mida Jumal vihkab. On. Ja me peame valvama, et me ei tee neid asju lihtsalt. Ja kui me avastame, et me oleme teinud, siis esimene asi on meeleparandus. Esimene asi, et Jumal, ma parandan meelt, ma olen eksinud. Amen. Ja vaata, mis ta ütleb. Sest kurjad hävitatakse, aga kes Jehovat ootavad, pärivad maal. Natuke aega jõelat ei ole enam. Sa vahid tema aset, aga teda pole kuskil. Ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Amen. Mis on alandlikkus? Piibel, alanduge ennast Jumala vägeva käe alla. Amen. Ja alandus on see. Ma olen käinud Jumalaga kohtus. Ma ükskord tegin otsuse, et Jumal, ma tulen sinuga kohtusse. Ma mõtles, ma olin palves, ma ütlesin, Jumal, lähme kohtusse. Ja tead, mis juhtus? Ma olin enda süüdistaja.
on kohtunud need advokaadid süüdised. Jumal, kui me vaatame seda kõike, mida ma teinud olen. Ja ma läksin oma lapsepõlve kuni siiamaani. Jumal, kui kohtu otsus tuleks, ma olen süüdi. Ja ma vääriksin põrgut. Aga Jumal, ma ei tule õiglust otsima siia praegu. Ma tulen armu otsima siia praegu. Ja ma tänan Jeesuse vere eest, mis on nii võimas ja nii imeline, mis on puhastanud mind kõigest. Ja tead, kui hea on olla, kui sa lähed siukse suhtumisega, et Jumal, mitte mina, vaid sina oled see. Sinu pärast on see kõik. Sina oled imeline Jumal. Amen. Sa oled hea Jumal, sa oled püha Jumal. Halleluuja. Õel kavatseb kurja õigele ja kiristab temale hambaid. Issand naerab teda, sest ta näeb tema hukatuse päeva tuleb. Mis juhtub õelatega? Õel on see, kes kavatseb kellegile kurja, on ju nii? Ja kui ta meelt ei paranda, siis mis juhtub selle inimesega? Hukatuse päev seisab tal ees. Oled sa kristlane, ei ole sa kristlane? Kui meeleparandust ei toimu, ja sa kavatsed õelust, Piibel ütleb, et hukatuse päev tuleb. Miks? Sest see juhtub, me jõuame sinna maani, kus Jumal ei saa midagi teha. See ongi see, et nagu, mis juhtus Aadam ja Evaga. Ma ikkagi mõtlen selle loo peale. Nad käisid Jumalaga hommikust õhtuni. Nad olid Jumala ligiolus. Nad eksisid Jumala vastu. Ja kui see oleks nii hull olnud, kas Jumal oleks taevast alla tulnud nende juurde? Või Jumal oleks nii kuri või paha? Ta ei oleks. Ta tuli ometi, aga mis juhtus? Nad peitsid ja põgenesid Jumala eest. Selle asemel, et joosta sinna, kus on hea, joosta, kes on hea, joosta Jumala juurde, kes on imeliselt tore, nad peitsid ja hakkasid süüdistama. Kõik teised on süüdi. See naine, see madu, see, kõik on süüdi. Kõik teised on süüdi. Selle asemel öelda, et Jumal, ma olen süüdi, ma olen eksin, ma tulen sinu juurde. Sa oled hea Jumal, sa oled imeline Jumal. Amen. Õelad paljastavad mõõga ja tõmbavad ammu vinna, et kukutada viletsat ja vaest ja tappa neid, kes on õigel teel. Kui nende mõõk läheb nende eneste südamesse ja nende ammud murduvad, õige inimese natuke on parem kui paljude õelade suur varandus, sest õelade käsivarred murduvad, kuid Jehova toetab õiget. Jehova tunneb laitmatute päevi ja nende pärisosa jääb, kui pikaks ajaks? Igavesti. Nemad ei jää häbisse kurjal ajal ja näljapäeval on neil küllalt. Amen. Mõtle, milline privileeg meil on. Näljapäeval on kui palju meil? Küllalt. Halleluuja. Sest õelad hukkuvad ja Jehova vaenlased nagu aasad ilu, nad kaovad, nagu suits, nad kaovad. Õel võtab laenuks ega tasu, aga õige on armuline annab, sest tema õnnistatud pärivad maa ja tema neetud hävitatakse ära. Jehova kinnitab selle mehe sammud, tema tee on nende meele järele. Kui ta langeb, ei kuku ta maha. Kui teete, õige võib langeda, aga ta ei kuku maha, sest miks? Jehova toetab ta kätt. See ongi see, et on inimesi, me kõik oleme eksinud, me kõik oleme langenud, aga kui me jookseme Jumala juurde, mis Jumal teeb? Mida Jumal teeb? Ta tõstab su alati üles. Jumala eesmärk on alati, ma tõstan su üles. Ma tahan sulle parimat. Ma tõstan su üles. Lähme edasi. Amen. Ma olin noor ja sain vanaks, aga ma pole näinud õiget hüljatuna, et tema lapsi leiba otsivat. Kogu päeva on ta armuline ja laenab välja ja järelpõlv on õnnistuseks. Käändu kõrvale kurjast ja tee head, siis sa jääd oma elukohta igavesti, sest Jehova armastab õiglust ega hülga oma vagasid. Need hoitakse igavesti, aga õelate seeme hävitatakse. Õiged pärivad maa ja elavad seal peal põliselt. Õige suu kõneleb tarkust ja tema keel räägib õiglust. Tema Jumala käsuõpetus on tema südames. Tema sammud ei kõigu. Kus on sõna? Südames.
õel valitseb õiget ja püüab teda tappa. Jehova jäta teda tema kätte ega mõista teda hukka, kui ta üle kohut mõistetakse. Oota Jehova, vaata ta ütleb, õelad üritavad õiget üle kohut mõista. Ja mõned kristlased arvavad, et on nii pühad ja nii õiged, et meil on õigus kõigi üle kohut mõista. Jumal ütleb ära mõista kohut, jätta kohtu mõistmine kellele? Kellele? Jumalale. Sest selle kohtuga, millega sina kohut mõistad teisele, selle sama kohtuga mõistetakse kohut sinul. Need kõik on piibli kirjakohad. Tihtipeale me ei taha lugeda paljusid kirjakohti, me tahame mööda hiilida nendest kirjakohtadest. Näiteks paljud ei taha lugeda Heebra 10. peatükki, sest see ei ole eriti tore peatükk. Aga need on kõik piibli kirjakohad. Need on olemas, me peame tähele panema, mis seal kirjas on. Amen. Ja mis ta ütleb? Jehova jätta tema kätte ega mõista teda hukka, kui ta üle kohut mõistetakse. Inimesed on nõus ruttu kohut mõistma, aga jumal ütleb, mina ei mõista sind hukka. Mina näen sind läbi Jeesuse vere. Mina näen, et sul on potentsiaali. Mina näen, kui teete, ma mõtlen Vanas Testamendis, ma mõtlen Aaroni lugu. Kes oli Aaron? Keegi teab, kes oli Aaron? Tema oli kõige esimene ülempreester. Ta oli Moosese vanem vend, kes tuli välja Egiptusest. Tema oli kõige esimene, kes oli ülempreester, oli see, kes tõi ohvrit Jumala templis ja läks kõige pühamasse paika. Aga samas see mees, kui Mooses läks pühale mäele Jumalaga aega veetma, mis ta tegi? Ei, mina ei tea, mis selle Moosesega juhtunud on. 40 päeva. Teil päeval mitte midagi. Meil on üks nädal ja 2 päeva. 40 päeva. Ja kui teete, mägi oli tuld täis, tormi täis, möll käis üleval. Oleksid mitte midagi. Mooses mäe otsa, me ei näe, keegi või minna. Aga seal toimus midagi. Sest pilv kattis, me kõik need asjad. Ja selle asemel, et ei tea, rahvas, tee meile teine Jumal. Ja nad korjavad kuldkõrvarangad kokku. Ja Aaron, kes on ülempreester pärast, teeb fasika kuju. Nad hakkavad kummardama. Mooses tuleb, saab vihaseks ja lõhub ära seaduse tahvleid, laekad. Ja ometi Jumal ei kannud Aaronit maha kuidagi. Temast sai ikka ülempreester. See näitab tegelikult, et kui inimesed on kiired kohut mõistma, hukka mõistma, Jumal ütleb, et ei. Ma näen potentsiaali. Ma näen meeleparandust, ma näen muutust, ma näen võimalust. Amen. Jumal näeb sinus võimalust, imelist võimalust. Sinus on meeletu potentsiaal. Amen. Sa oled Jumala poolt valitud. Kalli hinnaga ostetud. Oota Jehovat ja hoia tema teed. Siis ta ülendab sind, et sa pärid maa. Ja sa näed, kuidas õelad hävitatakse. Ma nägin vägivaldset õelat end laiutada nagu juurest kasvav haljendav puu. Mis on? Ma olen näinud inimesi, kes lähevad ja räägivad ja teevad ja pealt näha toimub kõik imeline. Kõik on nii suur, nad on nii haljendavad. Ja siis sa istad mõtled, et Jumal, kuidas see on võimalik? Ma tean tegelikult, ma tean kulisside tagust, ma tean tegelikult, kuidas see on saavutatud. Ma tean neid valesid, ma tean neid kõiki asju, mis on tehtud. Ja siis vaatad peale ja mõtled, vau, kuidas see võimalik on? Aga Jumal ütleb sulle ja mulle, ära muretse tema pärast, sina teeni mind. Sest ta ütleb, aga ta kadus ja vaatada polnud enam ja ma otsisin teda küll, kuid teda ei olnud leida. See ongi seepärast, me ei pea muretsema, see kõik on kelle probleem? Jumala probleem. Meie läheme ja teenime Jumala, ütleme, et Jumal, sa oled imeline, sa oled auline, sa oled väeline. Halleluuja! Ma olen päästetud, halleluuja! Püha vaim elab minu sees. Halleluuja, suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Ma suudan kõik tema läbi, sest tema teeb mu vägevaks. Halleluuja, kiitus Jumalale. Jumal, sa oled mu kutsunud, ma olen ustav selles, milles sa oled mind kutsunud. Ma ei ole täiuslik, aga ma olen ustav. Amen, sest ustavad pärivad maa. Halleluuja.
hoia, mis laitmud ja vaata sellele, mis on õige, sest rahunõudjal mehel on tulevik või rahunõudjal inimesel on tulevik. Ent üleastujad kaotatakse täiesti ja õelate tulevik hävib. Kuid õigete õnnistus tuleb kust kohast? Jehova käest, tema on nende tugev kaitse kitsikuse ajal. Kuna on Jehova nende tugev kaitse? Kitsikuse ajal. Jehova aitab neid ja päästab nad, ta päästab nad õelate kätest ning annab neile abi, sest et nad otsivad pelgupaika tema juurest. Halleluja! Siis järelikult ainuke koht, kuhu meie pürgima peame olema, on Jehovale lähemale. Jehovale lähemale, Jumalale lähemale, hoida 10 küünega tast kinni ja Piibel ütleb, kes otsib, see leiab. Amen. Halleluja. Lähme ülistame Jumalat.